Tervist, mä Illar Kohvinõuat ja täna on laupäev, 1. august aastal 2020 ja täna ilmusid ka selle kuu ajakirjad Saatussaladused, Lemmik ja Müstilised lood. Ja kuna jälle nii Lemmikust kui müstilistest lugudest on ka minu intervjuud sees, siis seda ka lähemalt praegu tutvustan teile. Alustaksin ajakirjast Müstilised lood, kus esikaanel on Anne Loho. Kõige suure müsteerium on inimene ise. Nii. Anne Loho ütleb, et mu õla taga on ingel, kes mind kaitseb. Lauljatar Anne Loho on leidnud, et maailm pole ainult must-valge ja materiaalne, vaid sellel inimeksistentsil siin on sügava mõte ja olemine. Samas on ta kindel, et paljudes asjades, kus püütakse müstikat leida, seda tegelikult ei ole. Nii et siin siis selline vahva lugu. Nii, teine lugu on siis minult selline auatagune helin tädilt, et vanatädi Lillil oli siis 16. juunil oli siis surma aastapäev ja siis juhtus mul siin selliseid kummalisi asju, nii et tegin sellest asjast ühe ülevaate. Nii, ja siis on kolmas lugu on minult intervjuuna. Selgeltnägija Helve Huttunen, et viirus taheti kasutada nagu peorelva. Helve Huttunen Tamm, sõnaga tema on selline selgeltnägija, et eduka krimiajakirjanikuna tuntud Helve on viimastel aastatel siiski tuntud rohkem nõia ja selgeltnägijana. Küsime, mida arvab tema praegustest aegadest ja mida näeb tulevikus. Nii et selline pikem lugu siis mul Helve Huttunen Tammega. Et näiteks, et kas on võimalik ära tunda, kui keegi halb inimene soovib sulle halba või viibib sinu läheduses ja ta ütleb, et muidugi on. Igaüks saab sellega hakkama, tuleb ainult oma sisetunnet ja vaistu usaldada. Ja nüüd siis augusti ajakirja Lemmiku juurde, nii et sadade lindude ja loomadega talu. Niimoodi. Et lehekülg 12 siis, et Jaagussare talus sekeldab sadu loomi ja linde. Jaagussare talus sekeldab sadu loomi ja linde, et taluperenaine Maarja Raab Pärnumaalt. Jaagussare talust on tõeline loomalausuja, tundub, et ta saab jutule iga loomaga liigist sõltumata. Et ta ütleb, et minu farmis on kõikidel loomadel nimed ja igalt külikul sugupuu. Siin on ka rida erinevaid pilte. See on Kihnu maalambast. Maarja Raabi talu isegi nimetatakse, nagu öeldakse, Pipi Segasoma suvilaks. Et selles suhtes on isegi selline huvitav olukord, et Maarja elab seal Jaagussaares Riisal Soomaal sellises kohas, kus isegi ei vii talu juurde ei teed, ei ole kunagi sinna viinud ja ei ole ka elektrit majas, nii et mina näiteks sellises kohas ei kujuta üldse elu ette, et kus ilma elektrit, aga tema on sellega harjunud ja tema on selline ürgse looduse keskel harjunud, nii et jah, et selline omamoodi elamine. Nii et sellised lood siis ajakirjades minult augustikuuses, nii et soovitan siis kõigil osta ajakirjad Lemmik ja Müstilised lood ja ka Saatussaladused. Näiteks Saatussaladustes mul ei õnnestunud seekord intervjuud saada, aga küllap ka edaspidi saab. Aga nii et ostke ja leiate huvitavat lugemist. Nii ütlen mina, Illar Kohvinõuat.